Tänases videos tutvustame teile Toyota Hiluxit. Antud mudel on meil siin Toyota Hilux Invincible varustuses ja teeksin väikse tutvustuse selle auto kohta. Siia poole tulles siis alustaksin kastist. Kasti siis sisemine pind on soovituslikult siis ära katta Linex kattega. Võib ka kindlasti kasutada originaalvanni, aga Linex kate on siis parem, ühesõnaga katab paremini ära. Luugi avamine kui selline on siis siit käepidemest, tõmbad alla, kinnitusaasad on olemas ja kindlasti on võimalik panna siia peale veel siis madalkate kui ka furgoonkate, mis on kõrgem. Mis siin veel huvitavat tagaosas on kaamerasilm on siin, manuaalselt siis avamise võimalus, juhul kui soovi eraldi kinni panna kui furgoon peal, konksu kindlasti enamus inimesi vajab ja parkandurid siis antud varustusel olemas. Antud siis uue mudeliga on tegemist siis pehmema vedrustusega siis mudeliga, on orienteeritud siis lastita sõidule. Varasemalt oli siis parem sõita lastiga kindlasti, eks ju, nagu enamus teab. Mootorid on siis kaks, ühesõnaga 2,8 130 kW diiselmootor ja 2,4 mootor siis 110 kW. Et seal on siis võimalik valikuid teha. Tankimisava, nagu ikka Hiluxitel on vasakul pool, Toyotadel ühesõnaga juhi pool. Avaneb luuk siit sellest hoovast. Kindlasti siis Toyota Hilux tarbib ainult diislit siis tankida, bensiinikütus siis mitte. Edasi liikudes on kapott. Kapoti avame me siit. Hea moodus siis nagu ikka Toyotadel meelde jätta, et paremalt poolt märgi juures paned käe siia alla, leiate üles kohe selle hoova, millega siis saab avada kapotti. Põhikoht siis meil, mida on vaja kasutada, on klaasipõse vedeliku anum, ühesõnaga enamasti loovutades on ta meie poolt siis täis pandud. Lisainfot lihtsalt. Diiselmootori õhufilter, diiselmootor ise on siis siin, sealt nüüd oleneb siis kas 2.8 mootor või 2,4 mootor. Jaotuse vedeliku anumad, aku, plussklemm on siin kattega, miinus on siin pool, enamasti siis voolu teisele autole võib anda, enda autole võtta, peas, et te jälgite pluss läheb pluss, miinus läheb miinus. Kaitsmete plokk, diiselfilter, pidurivedelik ja üks oluline koht, mis uutel diiselmootoriga autodel on AdBlue, et selle asukoht on siis siin see sinine kork. Et annab alati teada, kui hakkab otsa saama ja kindlasti seda siis täita, muidu siis läheb avariirežiimi auto. Kinnipanemisel siis kindlasti on lihtsam lastada kukkuda umbes nii kõrgelt, läheb ise kinni, ei pea suruma pealt, vastasel juhul võib tekkida siia mõlk, eks ju. Tuled on uuel Hiluxil enamasti siis lähikaugtuled on LED-tuled, päevasõidutuled LED-tuled, välja arvatud siis kindlasti Active varustus. Active varustusel on siis tavalised tuled ja allapoole minnes. Uuel Hiluxil on kindlasti ka radarid siis. Esimesed radarid on siis siin on kokkupõrkeenetus, adaptiivse püsikiirushoidja, distantshoidja radar ja ülejäänud radarid on siis esiklaasil, et märkide tuvastus, raja jälgimine ja kaugtuled vahetus. Edasi siis antennile juhiks tähelepanu. Antenni siis harjapesulasse minnes kindlasti keerake küljest ära, vastasel juhul siis läheb katki, peab hakkama uut soetama. Ja uste lukustamine, avamine. Uuel Hiluxil siis on võtmeta sisenemine sellel konkreetsel mudelil. Siit saab avada, siit saab sulgeda või avad puldist kinni lahti või siis võtmega. Et võtme avamisel on siis seda osa vaja liigutada paremale, võti välja ja saab siit avada ka manuaalselt. Ja edasi liiguks siis salongi. Invincible varustusel on siis elektrilised istmed, elektriiste juhile, edasi-tagasi, üles-alla esimene ots ja tervet istet üles-alla siit. Selatugi on siit reguleerimine. Rooli reguleerimine siit alt nagu ikka. Akende tõstukid, akende blokeering, uksed kinni-lahti, peeglite reguleerimine, parem-vasak, üles-alla parem-vasak ja siit on valik siis, kas peeglid on kogu aeg lahti või kinni. Nuppude koha pealt siit siis on parkandurite sisse-välja nupp, mootori kiirem soojenemine selle nupu alt ja üks oluline nupp, mille kohta info on ka siin uksel. Ühesõnaga alati, kui auto soovib hakata siis oma DPF-filtrit puhastama, ta annab teile sellest märku ja teie peate kinnitama, et te nüüd sõidate mingi aja pikemat sõitu, vajutate seda nuppu. Siis ta suudab selle põletamise ära teha, ei lähe jällegi avariirežiimi. Tulede kangil alati siis jälgida, et auto funktsiooni peale jääks, siis ta tegeleb kõigega ise.
udutuled on siis siit ja suunatuli on sama kangi alt. Rooli pealt nupud pluss-miinus raadio vaiksemaks kõvemaks, üles-alla kanalite valik, mode nupp, valid erinevad valikud siis raadio pealt, mida soovite kasutada, telefoni vastuvõtt, ärapanek ja kindlasti olulised valikud on siis siin ekraanil, väiksel ekraanil, nende valikud on siis siin paremal pool roolil. Üles-alla parem vasak. Esimene valik on siis keskmine kulu, keskmist kulu saad nulli keskmist nuppu peal hoides, allapoole minnes siis palju saad sõita antud kütusega, mis on paagis. Stop and start, pikalt ta siis seisis mootor foori taga seistes. Hakkab sind hindama, kui ökonoomne sa oled ja kuidas sa siis kiirendasid, ühtlaselt sõitsid või pidurdasid. Eco shaving mode, peale viimast nullimist siis keskmine kütuse kulu. See pilt on oluline siis kindlasti metsas ronijatele või allalaskujatele mäest, et näeb ära siis, kuidas auto rattad asetsevad ja keskmine kiirus. Paljud inimesi valivad selle vaate, et näevad ära kiiruse, ei pea vaatama siis seda parempoolset ekraani. Nüüd paremale liikudes näeb ära, kuhu suunas sõidad, põhiluuna ida lääs. Veel paremale minnes raadiofunktsioonid, siis kui ta on sees, siis on põhimõtteliselt raadiol võimalik valida kanaleid teiselt poolt. Veel edasi minnes raja jälgimine, on-off nupp on siin, juhul kui soovite kasutada. Veel edasi minnes veateated, kui mingi veateade on, kuvatakse siia ja seaded. Seadete all siis on valikud raja jälgimisele. Vajutad peale, siit saad valida, kas ta siis suunab sind eemale, annab märku kiiremini, aeglasemini, eks ju. Ja kui ei soovi üldse kasutada, nupp oli välja lülituks siin. Kokkupõrkennetus, kindlasti oluline. Kindlasti soovitan sees hoida alati, sest ta võib teie elu päästa ja jätta jälgimise siis maksimaalse jälgimise peale. Märkide tuvastus, nende kuvamine siia ekraanile. Võib jälgida, mitte usaldada alati, sest ei pruugi kõike märke õigesti näidata, eks. Selle osa jätaks välja. Adaptiivset püsikiirushoidjat kasutades siis 90 km/h sõites tuleb 70 märk, siis võib miinust vajutades hakata järsult pidurdama või siis vastupidi. Vehicle settings, stop and start, kas on pikendatud või lühendatud, on võimalik valida. Ning lõpus on siis meter customization, on keelevalik. Ülejäänud asjad on siis kõik siis paigas. Püsikiirushoidja on ikka kangi kujul veel. Siit vajutate sisse. Siia tuleb siis märge, et ta töötab, püsikiirushoidja. Ja kangi allapoole, setpoole liigutades siis jääb hoidma seda kiirust, millega just liikusite ja pluss miinus üles-alla, siis saate seda hoidvat kiirust siis reguleerida üle pluss miinus ja enda poole tõmmates või vajutas pidurit läheb maha. Aga nüüd oluline koht on see, et kui te nüüd panete hoidma seti peale vajutate, siis siit sellest nupust valite distantsi, mis ees oleva autoga ta hakkab hoidma. Ühesõnaga pidurda paneb gaasi ise. Raadioekraan, soovitan kasutada home vaadet, siis näeb ära rohkem infot. Ühesõnaga antud autol siis on navigatsiooniseade peal, et siis näeb ära, kus siis asume, telefoniinfo, raadioinfo. Menu alla on kõik valikud siis eraldi välja tooduna, nupud on siis siin. Destination on siis navigatsiooniseade, et siia valides siis saad otsingut teostada ja nii edasi. Audio valiku alt siis on raadiofunktsioonid, sources, saad valida, mida soovid kasutada. Lemmikute alla siis saad oma lemmikuus raadiot salvestada ja otsinguid soovitan teostada siis listi alt. Et listi alle kuvatakse kõik raadiot, siis, mis antud asukohas auto leiab ja siit saad järgmise lehega peale minna. Näiteks, kui sa leiad endale sobiva raadio, My Hits, paned ta mängima, lähed tagasi favoritesi alla ja kuhu soovid salvestada, siis hoiad seal näppu lihtsalt peal. Ja niimoodi tood ta siia. Manuaalselt võid ka otsida, aga keegi seda reaalselt ei kasuta, sest listi alla kuvatakse niikuinii juba kõik ära. Heli. Enda järgi siis heli valik. Siit siis passid ja asjad kõik paika. Kui on sobiv, siis võib jätta niimoodi, kui ei, siis saad reguleerida veel. Balance fader on siis see, et kus sa saad reguleerida, mis kõlar mängib, eespool tagumine, parem või vasakpoolne, eks ju. Et kuidas heli ühesõnaga salongis siis jaotub. Ja automaatne heli siis valjenemine pigem võiks sees olla, et ta siis tõstab kiiruse kasvades heli ja kindlasti on heli kvaliteet parem. Menu, phone, see on see koht, kus siis oma telefon ühildad ära Bluetoothiga. Appid, need siis on hiljem saab kasutada. Hetkel siis on teine valik on siis Android Auto, Apple CarPlay, millest me räägime hetke pärast. Info all on siis keskmine kulu minutis palju võttis kütust, siit saab nullida
ja history alla tuleb siis mingi distantsi peale keskmine kuulu, näiteks Tallinn-Tartu näeb ära siis suure tulbana palju keskmine kuulu oli. Menu, setup, ühesõnaga raadioseaded. Kõige olulised on keel, saad oma siis ekraani muuta, ühesõnaga tõsta ikoone ümber, mis sul siis home vaates tuleb. Siit edasi minnes kindlasti oluline koht on siis see, et kui teil on nüüd Android Auto, Apple CarPlay soov, siis kindlasti peab olema originaaltelefoni laadija, juhe siis. Ja siit valite kas Apple Play, CarPlay või Android Auto, oleneb siis telefonist. Et siit, kui valikut ära ei tee, siis ta niikuinii ei ühildu. Edasi minnes Bluetooth, näeb ära siis registreeritud telefon, nüüd lisa uus eemalda. Telefoni alt siis veel helinatoonid, sõnumitoonid ja nii edasi valikud. Ja ülejäänud asjad siis põhimõtteliselt peaks olema paigas, uuste lukustame need kõik, ja just. Menu all on üks oluline nupp veel on display, et ühesõnaga, kui te sõidate pimedal ajal või lähete autokinno, siis kui ekraan segab, siis vajutategi siia display peale ja screen off saab siis ekraani välja lüüta. Ja ükskõik, mis nuppu uuesti vajutad, hakkab uuesti ekraan tööle. Kliimablokk. Siit saad reguleerida temperatuuri. Soovitan kasutada autofunktsiooni, siis ta ise reguleerib, kuhu palju on vaja, et täita seda temperatuuri, mis te olete valinud. Välja lüütage kunagi, sest las pigem õhk liigub autos. Siseringlus siis, või tähendab siis front on see, et ta suunab kõike esiklaasile õhu. Kui on puhas, siis lülitad maha. Siit reguleerib, kuhu puhub õhku. Muidugi, kui sa kasutad autofunktsiooni, siis seda nuppu kasutama ei pea. Küljepeeglid, tagaklaas, soojendus, siseringlus, välisringlus. Siit reguleerite ventilaatori kiirust ja konditsioneer AC, siis hoidke sees aastaringselt, suvel ta jahutab, talvel lüüb välja niiskuse, mis jalgadega autosse toote ja kujutab salongi. Siin on valik siis kiire tagavedu H2, kiire nelivedu H4. Sellelt osalt, sellele osale võib sõidu ajal kuni 80 km tunnis valida, aga nüüd H4 pealt low 4 peale ühesõnaga aeglane nelivedu. Selle jaoks peab olema kindlasti käigukangil valitud neutral, auto peab seisma, siis te saate seda keerata aeglusti peale. Vastasel juhul võib midagi katki minna. 12 volti pistikut, vasakul paremal pool, veokontroll sisse-välja, tagadiferentsiaali lukk, mäest laskumise abi, kindlasti proovige, kui on võimalust, stop and start sisse-välja, ühesõnaga juhul, kui te ei soovi, et foori taga mootor välja sureks, siis vajutate ta siit välja, istmesoojendus L vasakpoolne juhi oma ja R kõrvalistöö pool. USB pistik, kust siis saab ühildada Android Auto, Apple CarPlay telefoni ühildust ära. Siit on sõidurežiimid võimalik valida, ühesõnaga, kuidas automootor käitub või auto käitub, Eco Mode, Power Mode ja Eco Mode'i lahendusena veel Normal Mode, kui 2 korda vajutad Eco Mode'i. Käiguvalits, ühesõnaga park on park, rattad on blokeeritud, käik on väljas, R on tagurpidi käik, neutral on neutral, otseselt seda vaja ei lähe igapäevaselt ja drive on siis edaspidi sõiduks käik. Drive pealt vasakule lükates siis on manuaalne käiguvahetus, üles-alla pluss-miinus siis kas üleskäik või allakäik, otseselt jällegi kasutama ei pea. Käsipidur, üles tõmmates on peal, alla lastes on maas. Laegatest siis ülemine laegas, mis asub siin, kindelaegas. Kohvitopsi hoidjad on siis mõlemal pool nii juhil kui kõrvalistujal siin kohas ja keskkonsool. Tagaosa, juhi ja kõrvalistuja taga on sellised konksud või asad, kuhu saab poekoti kinni panna ja kindlasti jälgida, et poekoti massi ületaks siis lubatust, et sinna 4 kilo lubatud. Tagaistmed, peatoet siis sätid ise paika, käetugi on siin keskel olemas. Isofix kinnitused on nii vasakul kui paremal pool, 2 tooli on võimalik panna. Ja kindlasti meeles hoida, et need istmepadjad tõusevad üles siit seda nööri tõstes ja selle saab siis ära fikseerida siia peatoe külge. Ja siin all on 2 laegast, siinpool kui sealpool. Sealpool on siis kindlasti võib meelde jätta ohukolmnurk kui ka tungraud.